Paide linnapea Eimar Veldre, ka kohalikus poliitikas on viimastel aegadel niimoodi, et üllatusi on väga harva. Täna tuli väga suur üllatus. Miks sa ei taha enam linnapea olla? Ma arvan, alati küsimus ei ole tahtmises selles mõttes, et kuidas meeskonnatöö on. Mina olen meeskonnusku inimene, ma arvan, et teinekord on vaja meeskonnas muudatusi teha, et saaks oma programmi paremini ellu viia. Ja ma täna näen, et meil on erinevad arutelud olnud. Ma üldse ei eita, et on pingelisi hetki olnud ja niisugust vaidlusi ja ma arvan ka asjatut pingeid. Ja ma näen, et üks viis neid ületada on see, et ma astun sellest rollist välja, aga samal ajal minu valimisliit ja minu erakond saavad jätkata. Kas see on seotud natuke ka kõikvõimaliku kombinatoorikaga, mida on praegusel hetkel vaja siin võimu teostamiseks? Ma ei tea, mis see kombinatoorika all sa mõtled, et teinekord meeskonnas tehakse ümberliigutusi, et see, et see sattus sellesse aega, et Siret Pihelgas on naasnud volikokku, et need ei puutu üldse kokku. Selles mõttes see oli nagu teada, et umbes sellel ajal ta tagasi tuleb. Mul on selle üle väga hea meel, sest tal on Paide inimeste tugev toetus ja on väga mõistlik, et ta on volikogus tagasi. Ma arvan, kõige olulisem on meeskonnatöö ja kindlus, et Paide inimesed vajavad tegelikult, et siin on stabiilne valitsemine. Et langeda erinevates poliitiliste kemplustesse ja võimuvõitlustesse, et ma arvan, et see on see, mida me peaksime vältima. Sul läks linnapeana hästi, sa oled inimeste hulgas populaarne ja paistab, et Paide inimestele meeldis, et vahelduseks on Paidels linnapea, kes ei ole teravaks ihutud hammastega poliitkiskleja, vaid on nagu humanitaarsema valdkonna esindaja. Kas on selles mõttes Paide inimestest kahju ei ole? Ma kuulen igalt poolt juba esimeste minutitega üsna suur kurvastus selle sammule. Seda on rõõm kuulda, et toetuste kaasaelamist on, sest ma arvan, et seda võiks iga omavalitsusjuht tunda. Aga ma ju ei kao kuskile, et ma jään Paide ellu alles ja ma arvan, et meil igal ühel Paide inimesena on tegelikult suurem roll rääkida kaasa kohaliku elu arendamises. Et võib-olla ma valin selle tee, kus ma kodaniku positsioonilt saan linnaelule kohati isegi paremini kaasa aidata, kui istudes laua taga. Et ma usun, et see linna juhtimine ja linna poliitika tegemine ei peaks piirduma ainult kuskil tubastes tingimustes, vaid et ka rohkem avalikkuse ees, rohkem arutlusi. Sest ma arvan, et meie poliitilise arutelu kultuur on kehv ühelt poolt sellepärast, et on väga sumbunud endasse. Et rohkem välispidiselt, rohkem julgemalt arutada valikuid ja mõelda neid läbi. Ega me ei pea suuri revolutsioone tegema, aga me peame selle linna ja piirkonna elujõus seisma, et siin elu kestaks. Ja see eeldab ka julgeid arutelusid ja teinekord selliste valikute peale vaatamist, mis ei tundu nagu esmapilgul et kas sellega peaks Paide tegelema, aga ma arvan, igast võimalusest haaramine, see läbimõtlemine on see, mis annab elu just. Üks väike koht ei saa lubada endale lihtsalt, et äkki juhuslikult toimub siin areng. Siin toimub areng ja siin võimalused tulevad siis, kui siin kogukonna liikmed on aktiivsed, on seltsielu, kodanikuühiskond, et siin on avatud ja kaasahaarav ja julgelt tegutsev linnavalitsemine. Kes on Paide järgmine linnapea? Ei ole võimalik, et see teema ei ole läbi arutatud, see kindlasti on, aga kas seda soovitakse veel varjata? See inimene vajab natukene oma asjades jättimist ja ma usun, et see on järgmise nädalal selge ja nähtav. Kas sina, Eimar Veldre, oled oma viimase sõna Paide linna juhina öelnud või jääd sa nii-öelda ka ootepingile valmis jälle mängu astuma? Ka kui vaja siis kaptenina? Ma ei ole kindlasti viimast sõna öelnud selles mõttes, et esiteks tegutsen ma kuni kuu lõpuni, kuni volikogu valib uue linnapea. Ja kes mind tunnevad varasemast teavad, et avalikust elust, avalikust arvamisest ma kõrval ei jää. Kindlasti jään arvamuslugusid kirjutama, jään kaasa mõtlema ja oma arvamust avaldama ja ka tegutsema. Aga avalda oma arvamus, mis on Paide jaoks praegu sinu arvates oluline, millele sa hoiad pöialt, mida sa jälgid või millist mõtet sa pead heaks? Ma arvan, et väga palju asju, mis tuleb ära teha, palju me jaksame teha, et erinevad algatused, millest kinni haarata,
et meil koodikool tuleks Paidesse, teistpidi, et me suudaksime oma koolide lasteaed töös hoida selle energiakriisi ajal. Väga palju on vaja seista selle eest, et ka omavalitsused saaksid näiteks universaalset elektrit, et me nende kuludesse ei upuks siin. Aga erinevad uusi projekte haarata ja neid asju, mis täna on, hoida, et hoida Arvamusfestivali, hoida jalgpallimeeskonda, seda, et meie teatri uus peatükk saaks alguse, et teatrikonkurss läheks lõpuni ja annaks tulemust, et siin on palju asju teha. Kui alati küsitakse, mis on prioriteedid, siis ma arvan, et prioriteet on elujõulisus. See tähendab seda, et haarata erinevatest võimalustest, mõelda, mida me jaksame teha, mis tingimustel, kas keegi partner, kes tuleks kampa, aitaks edasi teha. Et siin on nagu väiksel kohal ei ole niimoodi, et me valime ja siis juhuslikult areng juhtub. Me peame haarama igast võimalusest ja tegutsema. Milliseid võimalusi pakub Paide linna rahakott, millisena seda sinna kappi jätad? Eelarve tegemine, järgmise aasta eelarve tegemine on, et sellel hetkel on alati nagu kõik erinevad võimalused laual. Kõik ettepanekud on laual, et see valik on väga lai, aga ühelt poolt põhiasjad, mis tuleb hoida, meie haridus, kultuur ja sotsiaal ja teistpidi avalik ruum, teed ja uued arendused, et need tuleb ka sinna sisse saada. Et eks kindlasti eelarve osas järgnevad nädalad toovad ka nagu neid mõtteid välja, mis on kavandamisel ja mis valikuid teha. Raha ei ole kuhugi otsa saanud. Küsimus on, mille peale ta panna ja teistpidi sel talvel, kuidas nagu ühelt poolt hoida kokku. Et energiakulud, et me oleme ka vaadanud kokkuhoiukavasid, et kuidas saaks vähem elektrit ja toasooja tarbida, et meile ka nii palju ei kuluks. Millist suurt investeeringut sina näeksid tulevikus kõige parema meelega Paide linnal, kas siis endise linnapeana või linnakodanikuna, ükskõik kuidas pidi? Paidekana ma näen mitmeid suuri asju, mis võiks tulla, et ühelt poolt muusika, teatrimaja, elektrilahendus ja valgustuslahendus säästlikumaks, sest see on meie tempel, need on suured kulud. Teistpidi mündide pikendamine, et meil Pärnu välja ja Pärnu välja taha saaks arendada uut tootmise tööstusala. Et see annab võimalusi väga palju juurde, aga loomulikult hoida ka neid asju, mis meil täna juba on, et meie kooskäimist, meie kultuuri siin linnas sees kui ka maakultuuri, see kogukondlikkus on see, mis tegelikult ühest kohast teeb sellise ägeda elamise koha.